Aga kui ma karjun, siis piikib väga imelik. Ei, väga imelik. Miks see piikib? Nii, siis see film sai tehtud. Kõik akud kinni makstud. Auto kinni makstud. Nii, ja järgmine on siis Tüdruk punases golfis. kõige suurem ettevõtmine siiamaani. Maailmas. Kõige suurem ettevõtmine maailmas, mis on tehtud. Yeah. Tüdruk punases golfis. Ja see, ma enne mainisin ka, et see on minu arust nagu kõige rohkem nagu film või nagu kõige seriousim asi, mis meil olnud on. Filminikum film, mis me oleme kõige seriousim asi, mis meil olnud on, sest seal on naisnäitleja. Arabella, meeldib tutvuda. Ja see on nagu päris tunne. Selle filmiga oli see, et me lihtsalt mõtlesime jah, et aitab sellest vorstipeost, et peaks vist nagu naisnäitleja ka panema enda filmi ja siis nagu selle ümber see lugu tuligi vist. Selle filmi idee tuli tegelikult sinna sama Jõgevale sõites, millest enne juttu oli, et nüüd oli mul vaja sõidueksamit teha ja siis hakkasime Jõgevale sõitma ummiga ja siis lihtsalt mõtlesime, et okei, jälle on suvi, jälle oleks vaja film teha, et hakkame lihtsalt kuulama mingit muusikat või midagi, vaatame, mis idee tuleb ja siis tuli see Judy is a punk laul ja siis sealt kuidagi tuli mingi siuke motomeeste idee ja siis sealt arenes see stsenaarium välja. Ja seekord oli siis vanaks autoks oli Meele punane golf, jah? Jah. Peale raisatud meelivõtteid mina ütlesin midagi sellist, et rohkem meie vana tehnikat oma filmides ei kasuta, sellepärast, et kõik peamised probleemid, mis meil ikkagi olid vana tehnika pärast ja ma ütlesin, ei, no more. Ja siis tuli Tüdruk punases golfis, kus meil oli 2 vana autot pluss 3 veneaegset motikat. Me mõtlesime, et ülilahe oleks, kui saaks külgkorviga motika. Ja me mõtlesime, et kurat, et kus me saame need motikat. Aga Ülo geniaalne... Mingid budgetit ka ei ole. Mingid budgetit ei olnud. Ülo geniaalne vendest ütles, kuule, siin Kolgas on siuke Facebooki grupp nagu Kuusalu kuulutajad, kirjutame sinna. Ja siis lihtsalt kirjutaski sinna, et teeme filmi, et kas kellelgi on pakkuda. Ja kus hakkas pakkumisi tulema? Igas sääreväristajad, igast asju ja mingi vend oligi. Ja mul on kõik tänava legit külgkorviga mootorratast, näe, palun tahate võtta. Kellelgi mingit motika lubesi ei ole. Ei. Aga jah, saime enda külgkorviga motika, siis ühe teise laheda motika, millega ma sõitsin ja siis 3. oli nagu Ülol oli ka siuke motika moodi. Teised olid rohkem, mis pakud olid rohkem siuksed sääreväristajad, siuksed rattamoodi rohkem. Ja see mäletan, oligi siuke esimene õhtu veel enne filmimist ja siis läksime sinna korvpalliplatsile poistega nagu harjutama sõitmist, pole elu sees, pole keegi motika otsas istunud. Siis mäletan, ma olin seal korvpalliplatsil nagu, et mul on nende võtete osas päris hea tunne. Mul on tunne, et seekord ei lähe midagi nii kolossaalselt perse kui eelmistel kordadel näinud. Ma ei tea, lihtsalt kuidagi siuke sisetunne. Oi. Kus nüüd hakkab perse minema kõik? Ja neil on iga filmiga lihtsalt asjad nagu... Mida suurem film, jah. Ja need asjad, mis on pekki läinud. Filmi tegimine ongi probleemide lahendamine. Jah, täpselt nii. Minu elu on probleemide lahendamine. The more you know. Südamesse poeb, mis siiralt soeb, kui saada soeb. Esimene asi, mis perse läks, oli see, et me tellisime Hiinast mingeid riideid. Me tahtsime, me ütlesime, et tellime Hiinast on hea odav, saame mingeid lahedaid kostüüme, vaata on ju. Ja tellisimegi ja meie sõber, kes nagu otsis tellida, jõuab kohale, vaata, lebolt vaata enne võtteid. Ja hakkab see periood lähemale jõudma, kus võtted on ja lihtsalt ei tule, me veel lükkasime edasi, alguses pidime 1 kuu peal alustama, aga ei saanud, kuna neid riideid ei olnud lihtsalt, need olid tähtsad, siis me võime, et okei, et lükkame paar päeva veel edasi ja kui nüüd ka ei tule, et riideid, et siis teeme ilma nendet, et mõtleme midagi välja. Ja siis oligi niimoodi, et üks pakk tuli kohale riietega, aga teine ei nagu kinni tollis või midagi. Ja
me olimegi nagu kogu aeg käisime linnas, põhimõtteliselt meil olid võtted alanud, me olime 2 päeva olime juba võtted nii-öelda käinud, aga meil ei olnud midagi teinud, sellepärast et neid riideid ei olnud, siis me lihtsalt käisime kogu aeg linnas, me lihtsalt passisime linnas, et kohe tulevad need riided. Me käisime Ülemiste juures. Ja lihtsalt ootasime, millal tollist tulevad need pakid lahti nagu. Ja üks tuli õnneks, see, kus oli minu see kaelakett oli. Ja siis Margi kingad, need punased kingad ja siis mingid fake onesid ja mingid asjad. Ja siis oligi esimene kaader, mis me filmisime, oligi see, kus nad rannas ilma särgita on. Ja see põhjus, miks nad ilma särgita on, ei ole tegelikult see, et nad on rannas, et lahen ilma särgita olla, vaid see oli see, et meil lihtsalt ei olnud tulnud neid kostüüme kohale veel, lihtsalt pidid olema lihtsalt ilma särgita. See oli esimene kaader, mis me filmisime. Noh, me ei saanud neid jakka, aga siis Ülo jälle geniaalne vend mõtles, et siin Kolga lähedal elab üks vend, kes nagu tegeleb nagu mingi vana metalli ja mingi kogub antiikseid asju. Tal on lihtsalt kõik kohad nagu. Nii hull maja oli, tal oli nii kõik asjad olid täis. Vaatad laes lihtsalt asjade peale, asjade all igal pool lihtsalt. Ja siis temalt me saimegi need ägedad munakiivrid ja selle makki saime ja siis selle vesti. Igast taedeid asja. Ja see oli hea, et me saime selle vesti, sest me tellisime Karlile, tellisime sellise suurema nagu nahktagi. Ja Hiina XL. Ja, aga pärast, kui see kohale tuli, siis see oli nii väike, et see ei ainult isegi mulle selga. Nii et selles suhtes läks hästi. See täpselt sobis ka see jakk nagu Karlile. No nii. Oi, kui maitsud viinerid siin on. Jule kahju, kui keegi need ära sööb. Anda mulle ka viinerid. Mida vittu? Vaadake seda. Oi, kui ilus punane auto. Nii kahju, kui midagi sellega juhtuma peaks. Kaitsmine auto. Mida vittu? See oli hästi ilus stseen ja seal oli meil sükke koht, kus motikaga pidime mäest alla sõitma. Ja siis see motikas lihtsalt ei läinud tööle. Või nagu, ei, see läks tööle ja siis see suri ära mingi poole tee peal. Need motikad ei tahtnud üldse koos töötada. Need olidki nagu prop-motikad meil pigem. Pigem, et nagu lähed nagu, okei, sõitsin sisse. Nagu vahepeal natuke sain nendega sõita, aga siis nad jälle otsustasid, et kui nüüd aitab. Ja siis meil oli nii lahe, meil oli nagu heisi täis ja värki kõik see nagu pidi alla sõitma ja lihtsalt ei tööta. Ja siis lõpuks, jätame ära. Kell oli ka mingi ilgelt kaua. Ja see samad tseen oligi, see oli ainuke location, mis oli veidi eemal nagu. Mis oli mingi 8 kilti või midagi sellist. Urmetile hullult meeldis selle motikaga ka ringi sõita seal. Siis mõtleme nagu, et me peame nagu 2 otsa tegema, et kõik motikad ei mahu sinna käru peal ära, et no hea küll, et las see Urmet sõidab siis ise sinna selle külgkorvi. See ei ainult ei olnud see, et mulle meeldis sõitest, oligi see, et meil mahtus 2 motikat, mahtus selle järelveo käru peale, üks oli see külgkorviga, teine oli see väikekõkad, siis see 3 oli ilma, mõtlesime, et mis me teeme, et meil on ajaga kiire, et kas me tuleme tagasi selle järgi või siis ma sõidan, kuna mulle meeldis sõita ja mitu asja oli. No jah, aga peamiselt ikka see, et sulle meeldis sõita. Jah, siis olime nagu hea küll. Urmet sõidab motikaga. Ülo ütles, ei, siin ei ole mitu aastat ei ole menti. 2 aastat pole siin keegi politseid näinud. Nii et midagi ei saa juhtuda, ütleme niimoodi. Jesus. Ja siis olemegi hea küll. 8 kilti ainult on ju. Ma ütlesin poistele ka, et tavai, teeme niimoodi, et ma sõidan nagu keskelt ja nagu blokeerite mind ära, vaata. Okei, plaan paigas. Hakkame sõitma. Sõidame. Järsku vaatan. Kedagi pole ees ega taga. Jah, sõidan seal tee ääres 70 umbes. Ja järsku näen vasakus silmanurgast. Sinised virkurid käivad. Mine perse, tõmbasin sinna tee äärde. Ma olin full kostüümis, mul oli see munavalge kiiver. Kõik full on peegel on teibitud sinna linksu külge, kus peal on palja naise pilt. Full on. Kuradi Jorsi jakk ja kuradi katkised teksad olid mul jalas siuke vendis. Motika kaelagi. Ja vennad tulevad välja, kus sõidad sellega? Kuradi, mis motikas see on? Seal ei olnud mitte midagi, ei numbrimärk, ei mingisugust, mis kuradi mudel see on või mitte midagi, see lihtsalt mingi vend sõitis sellega metsasseenile, siis oli hea inimene, tahtis meile nagu filmi jaoks anda. Ja siis kutsuvad mind sinna autosse ja räägivad et nüüd on persas, nüüd on load läinud,
me jõuame ka sinna kohale. Ja kõik otsivad, nagu, kus ummi on, miks ta ei vasta telole või midagi. Kõik on lihtsalt mingi, et kuradi ummi vaata, et ta jälle läks raudselt sõitma lihtsalt, sest ta enne ka lihtsalt tiirutas ringi nagu kõik assuumisid seda kohe, et ummi läks kuskil. Yeah. Ja siis saamegi teada, et kuradi ummi jäi vahele. Siis jälle toimus samasugune crash nagu raisatud miilide ajal nagu, et fuck, võtted on nüüd pekkis, sest see oli ka... Jumala vähe oli filmitud ja see motikas oli ka nii tähtis ja kuradi tähtsad motikakaadid olid alles filmimata. Ja siis mõtlemegi selle, et nüüd on pekkis nagu, et Urmet jääb oma lubadest ka veel ilma ja nagu... Ja Urmet jäigi oma lubadest ilma. Aga motikalaatest, mida mul ei ole. Ma ei tea, kus see loogika oli, aga see oli hea. See oli hea loogika, ütleme niimoodi. See oli hea, et seda loogikat ei olnud. Ja siis see motikas viidi linna ära. Jah. Puksiir tuli järgi ja viidi 100 eurot. 100 eurot, jah, lihtsalt selle eest, et see linna viigi. Aga siis õnneks Ülo, kes need motikat sebis, siis Smooth talkis selle tüübi ära nagu, kelle motikas see oli. Ja me saime selle motika tagasi ja see vend lubas isegi veel kasutada seda, nii et nagu veel lihtsalt vedas. Aga see oli eriti hea, Ülo ilgelt, no muidugi, come on, keegi annab sulle enda heast tahtest motik, on ju. Ja siis see võetakse ära ja siis Ülo ilgelt paras, et okei, et ma pean helistama, okei. Lõpuks võttis kätte, helistas. Ja siis see vend on nagu, et oota, kuule, ma helistan sulle varsti tagasi, et mul naine sünnitab praegu. Oli küll, jah. Aga õnneks saime selle motika tagasi. Ilge case oli veel sellega ka, et kuna see motikas ei olnud registreeritud või midagi, siis seda ei saanud põhimõtteliselt politseist kätte, kui sa ei näita mingit paberit, et kus see tulnud on. Aga õnneks see tüüp kuskilt leidis mingi sõbraga mingisuguse tehingu, mingi paber ja siis tänu sellele ütlegi see välja. Ja 420 eurot trahvi. Ja 420 eurot. Aga jah, siis me pärast, me tegime esilinastusele sellele, siis me tegime nagu selline kogumiskarbi nagu, et aidake Urmetil trahv ära maksta ja me saime sealt mingi 270 eurot. 270 eurot. Ja meil oli mingi saal täis juba. Ja saal täis lihtsalt öeldi, et täiesti õige. Et mis ja see vend pärast tuli... Et rohkem kui Thori esilinastusele. Ja rohkem kui Thor Ragnarokil oli. Tuli pärast kiitis meid, et väga tublid. Seda oli lahe ka vaadata seal suurel kinol lihtsalt nagu. See oli võimas kogemus ja nagu... Kõige võimsam oli see lihtsalt, kui need uksed lahti tegime, me olime seal saalis ja lihtsalt inimesi meil peal näima, palju inimesi tuleb. Ässa raks. Võtke, mida kõrgemad kohad on paremad. Me võtsime, et no hea on, kui mingid 100 inimest tuleb, vaataski üks 4 saalist või 1/3, aga see saal oli põhimõtteliselt täiesti täis lihtsalt. Mul on üks asi, mida ma olen hea laki puhul hoidnud enda kaamera kotis kogu aeg. Nii. See on... No, mis see on? See on taldrik, mille me kätleme. Filmivõtetel on siuke traditsioon nagu, et tehakse taldrik, kus on kõikide crew memberite nimed peal ja filmi nimi, ja see taldrik lüüakse vastu statiivi sodiks. Ja siis meil oligi multimeedia õpetaja kinkis meile sükse odava taldriku ja siis viimasel võtte peal me tegime ka seda. Ja, mõtlesime, et teeme selle traditsiooni ära, et kõigi 3 filmi eest, mis me oleme teinud, panime kõigi nimed peale. Meie salatipäevade triloog oli see. Salatipäevade triloog, jah. Trallame kasti selle taldriku! Oi, vittu. Veits kõvasti. Mark siis lõi selle vastu statiivi puruks ja see lendaks mingi miljardiks tükiks. Ma ei tea, kui kaua koristavad. See ei läinud absoluutselt niimoodi, nagu ma planeerisin seda. See on sums up need võtted. Kõik meie võtted. Ja ma arvan, et nendel ma tunnen päris hästi ennast. Ja siis järgmine katten. Nii, ja et me saaks seda taldrikut uuesti lüüa, meil tuleb võimalus ju.